Ja, vaata Saudi araablased ei avaldanud liiga palju infot, aga nad ütlesid, et nad pidasid kinni ja turistasid alla 3 drooni, mis tulid Iraagist. Nüüd, droonide arv on väga sarnane sellele, mida me nägime alles eile, kui rünnati AÜE Barakah tuumaelektrijaama. 2 peadati kinni ja 1 tabas elektrigeneraatorit otse rajatise äärealal. Nii et ma arvan, et seda ei saa kusagil mujal ega kuidagi teisiti näha. Aga Iraani sõnumid, mis hoiatavad Araabia Ühendemiraate ja Saudi Araabiat, et nad hoiduksid Iraani vastu suunatud rünnakutes osalemast. Ma mõtlen, me teame, et Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia olid ainsad 2 riiki, kes sõja ajal Iraani ründasid. Need raportid on ilmunud viimastel päevadel ja nüüd näeme Iraani vastust, mis tuleb läbi Iraagi. Nii et praegu näeme, et alates relvarahust on kõik rünnakud Pärsia lahe Araabia riikide vastu lähtunud Iraagist. Täpsemalt öeldes Iraagi relvarühmitustelt. Iraani-meelsed relvarühmitused, kellel on käsk selgelt tulnud Teheranist. See ei ole minu väide, kuigi just Emiraatide esindajad seda väidavad, ehkki AÜE ametlik avaldus ei süüdista Iraani nende rünnakute taga olemises. Ali al-Nuaimi, üks Araabia Ühendemiraatide juhtivaid julgeolekuametnikke ütles, et Iraan on selle rünnaku taga. Me näeme, et Iraan on nende rünnakute taga nii Araabia Ühendemiraatides kui ka Saudi Araabias. Samal ajal, kui teatatakse, et just Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia ründasid Iraani sõjaliselt. Seega on see taas signaal Teheranist Abu Dhabile ja Riyadile, et hoiduda Iraani vastu veelgi seikluslikumatest sammudest. Seda sõnumit ei võeta nendes riikides nii vastu. Milline saab olema vastus? Nii et me võime näha, et need 2 riiki võtavad selle teema justkui enda alla ja jätavad selle praegu ootele. Kuid me peame siiski nägema, kuidas see dünaamika edasi areneb. Kui Iraan või tema käsilased Iraagis korraldavad täiendavaid rünnakuid, võib see sundida Araabia Ühendemiraate ja Saudi Araabiat jõulisemalt reageerima. Ja me peame olukorda muutma, peame siin stsenaariumi ümber kirjutama. Küsimus ei ole enam selles, kas nad lõpuks sekkuvad sõjaliselt avalikult. Ei Araabia Ühendemiraadid ega Saudi Araabia pole kinnitanud, et nad on neid rünnakuid korraldanud, kuid me teame, et need on aset leidnud. Nii et nüüd oleme uues reaalsuses, kus on avatud konflikt mõlema poole vahel, Iraani ja tema Pärsia lahe Araabia naabrite vahel. Ja see sõltub Iraanist ja tema jätkuvast agressioonist nende riikide vastu, mis tõenäoliselt määrab Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide vastuse tooni. Kui näeme sõja taaspuhkemist, siis kas see tähendab, et oleme nüüd piirkondlikule sõjale sammukese lähemal või varem? Me oleme piirkondlikus sõjas, sest Iraan ründas kõiki selle piirkonna riike. Ma saan aru. Aga saad ka aru, et konkreetne mure on olnud selles, et me näeksime seal selgemat sõda, mitte sellist varjatud natuke siin ja seal. Ja vaata, Emiraatide ja Saudide rünnakud Iraani vastu olid konkreetsed vasturünnakud nende enda energiarajatiste vastu tehtud löökidele. Ma arvan, et see ongi see dünaamika, mida peaksime ootama, kui sõda peaks uuesti algama. Kas see tähendab, et me näeme Iisraeli hävitajaid lahinglende tegemas koos Ameerika, Emiraatide ja Saudi hävitajatega? Me ei ole veel jõudnud sellise fantastilise reaalsuseni, mida paljud Iisraelis tahaksid näha. Aga see ei tähenda, et Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia jätaksid vastamata, nagu oleme neid viimastel aegadel näinud tegutsemas. Selles 40-päevases sõjas, mille vaherahus me praegu veel oleme, kuid mis ei ole veel ametlikult lõppenud. Hästi. Ariel Osaran, aitäh selle selgituse ja põhjaliku lahtiseletamise eest. Aitäh!